No Henri ja Maris, tänase õhtu ilmselt kõige tähtsam küsimus on, kes saab seksikaima mehe ja naise tiitli, aga mina küsin teilt, mis teeb mehe või naise üldse seksikaks? Ma arvan, et see on mingi sükene asi, mis on seletamata asi, et kui sa mingi inimene võib olla ilus ja kena ja puhas ja tore ja lahke aga tal jääb see midagi puudu, mis nagu võib-olla paneb sind natukene vahel ekstra õhku ahmima. Kas Maris paneb sind ekstra õhku? No, keda ta ei paneks? No aga Maris, mis teeb sinu jaoks, kas naise või mehe seksikaks? Minu arust on see väga raske küsimus, et see on midagi taolist, need igavikulised küsimused, et kuhu kaob, ma ei tea, kust tuleb raha ja kuhu kaob tolm või mingisugused sellised asjad. Et ma ei oska sellele küsimusele tõesti vastata. See on olnud teema viimased kuu aega kuidagi omavahel kõneldes ja ma olen siis proovinud mõelda selle peale. Ma ei suuda välja mõelda, milline inimene on seksikas. Täna Henriga kodus rääkides meesterahvaste kohta suutsime vaid nii palju öelda, et alla 35-aastaseid mehi nii suures mastaabis ma ei peaks seksikaks, sest et kui me võtame suure plaani, siis alati sellel seksikal mehel on halli juuksekarvasid. Võtame selle George Clooney või siis veel mõned teised sellised näited. Aga see on selline lause, mille ma siin ütlen, mis on nagu maailm mulle ette söötnud. Et kui ma ise analüüsin, ma tõesti ei oska öelda, kes on seksikas, mis on seksikas, võib-olla selline iga päev erinev, iga nädalapäev sa võid arvata, et ma ei tea siis täna tundub tema ja homme tundub tema, aga ma isegi hakkasin niimoodi mõtlema, ma ei ole mitte kunagi analüüsinud mitte ühtegi naist ega meest, kas ta on seksikas. Ma vaatan, kas see inimene on hea inimene, kas ta on tore inimene, kas ta on aus inimene, kas ta on rõõmus inimene, aga mitte kunagi ma ei ole ühegi inimese poole vaadanud solusid või? Niimoodi, et kas ta on seksikas. Ja ma tõesti ei oska, ma tõesti ei tea ja ei oska ja nii see minu vastus on ka. No ma seksikate naiste kategooria kohta ei küsi, et kellele teie auhinna annaks, see selgub õhtu jooksul, aga ma küsin, Henri, 3 meest, Orm Oja, Priit Loog ja Andres Kõpper. Kellele neist annaks sina seksika mehe tiitli? Ma annaksin Orm Ojale, kuna Marisele Orm väga meeldib, sest ta peab seksikaks seda, kui mees oskab süüa teha. Kas sa oskad süüa teha? Ei. Aga Maris, kellele sina? Tahtsin öelda, vaata, Maris rääkis ennem igavikulistest küsimustest, et kuhu kaob mingi see asi. Ma lihtsalt tahan öelda, et üks igavikuline küsimus on see, kus sokid kaovad pesumasinast. Ja mul nagu tuli meelde, et üks päev oli see, et üks sokk oli selles tekikotis. Tükk aega hiljem tekikoti nurga sisse pugenud. Mõtlesin, et täiesti vekkis, kui palju neid sokke võib seal tegelikult vahel olla. Et sa läksid selle peale pesukappi ja kaevasid kõik tekikoti nurgad igaks juhuks läbi, et oma lemmiksokid üles leida. Jätkake. Aga Maris, kellele sina meestest annaksid tänavu selle tiitli? No, kui see oleks mingi selline olukord, kus ma olen mingis ruumis kinni ja edasi pääsemiseks, ma pean kindlasti kellegi sealt valima. See ongi see olukord praegu. Ma saan aru, et see enam-vähem selline olukord, ma ei tahaks üldse neid hinnata. Ma arvan, et Henril on õigus, ma valiksin Ormi, sellepärast, et tõesti meeste puhul minu arvates on natukene seksikas see, kui mees oskab süüa teha. Kõpper oskab džinni teha. See kõlab ka väga hea plaanina. Kuule, aga me lasemegi teid džinni ja ilusat õhtut nautima ja loodame, Maris, et sinuga on varsti põhjust veel intervjuusid teha.